Tihemetsa mees Viktor Ilves on vägivaldne. Muide, ta ei tee sellest ise ka saladust. Ma panen sulle ka praegu nuga sisse, kui tahad. Alati võib proovida. Davai jõhali. Tundub nagu, et sa oled ohtlik natuke tüüpe. Mis asja? Oled sa nagu ainult loomadele ohtlik või oled sa inimestele ka ohtlik? Ma olen Ilves ja ma olen. И ехали, Такую хуету сделаем. Tulete mulle nahku siia keerama. Tihemetsa mees Viktor Ilves on vägivaldne tüüp. Naabrid teda igal juhul kardavad, eriti vihkab Viktor aga loomi. Külarahva sõnul saab iga neljajalgne, kes Viktori teele satub, säru. Mees olevat kasse suisa haamriga laiaks peksnud ja püssist tulistanud. Viktor Ilves ei tee ka ise asjast saladust, vaid uhkeldab oma vägitegudega. Tuli lava peale ja mina pani kohe sisse ja kuul lennast suust välja. Kus see toimus? Siin sama toas. Sinu enda kass või? Ja. Aga naabrikassi sa lõid haamriga maa. Kuradi haamriga. Neid on haamriga maa ka. Avameelselt pajatab ta oma sugulastest ja vangis veedetud ajast. Mille eest sa istusid? Mille eest? Löömise eest. Tulti mulle kallale ja... Tipapussitamise pärast alustati Viktor Ilvese vastu kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb looma julma kohtlemist. Juba siis, kui tipa alles väike oli, pidas Viktor vajalikuks talle jalaga usada. Koer jättis sellega meelde ning iga kord, kui Viktor temast möödus, saatis ta teda vihase klähvimisega. See oli looduse kroonile loomulikult liigmisliig ning Viktor andis tipale lihtsalt nuga. Keegi midagi ütleb, mina läksin sinna, kukkusin jälle urjutama. Ma ütlesin, Viktor, mis on nüüd ometi tiid, sa oled hullus läid või? Ja siis väike Anneli läks juurde, ma ütlesin, Anneli, mine eemal ära sa juurde küll mine. Ja siis kuulas, siis viskas, pussitas veel ühe korra, siis viskas sinna sammusse mehed ja kust see noab, võttis ratta pani minema. Mina ei tea, kui mina ei ole sinna läinud urjutama hakanud, kas nad oleks rahnud seda koera ära tappa või ma küll ei tea. Viktor ise aga ei kahetsenud küll mitte midagi. Tos mul pika viina oli, siis ma olen läbi läiganud. Aga noh, see oli väike. Ma pidi võtma seda selle kuradi vikati. Vot siia sama vikati. Ja, sellega lööks läbi vägevalt. Kohe nagu p***kanna. Kohale kutsutud loomakaitsjad toimetasid tipa kiiresti arsti juurde ning andsid asja politseisse. Viktorit muidugi mingi vanglasse sattumine ei morjendaks. Mehe enda sõnul on ta juba kinnimajas istunud ja just oma elu parimad aastad. Viktor näitas uhkusega vanglas tehtud tätoveeringuid. Niimoodi rääkis Viktor Ilves aasta tagasi, mida aga oli mehel paar päeva enne kohut öelda. Tundub, et vestlused politseiga olid meest veidi taltsutanud. Ometigi ei kahetseda ikka mitte midagi. Ei teinud ma mitte midagi valesti. Nüüd on raumajas. Nüüd võib kõnnida kõik ravas mööda. Agu. Näljane koer. Mille jaoks nad võtsid? Kuradi sita unikud raisk. Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmid, et ei tule iial silmid. Aja möödudes on Viktori jutt siiski veidikene muutunud. Tollastest sündmustest pajatades meenub Viktorile, et hoopis koer ründas teda. Too ammustas mind 3 korda ratta pealt maha. Ei, nüüd sa vuserdad, ta oli ju ketis ja seal aia sees, sa ei julgenud ligi minna, sa üle aia andsid talle nuga. Ei olnud üle aia. Ta tuli juba väiksed lipakad, ta ronis juba koos ketiga, ronis välja ja hakkas võtma mind. Millega ma sõidan? Mille eest ma sõidan? Aga nüüd ülehomme on kohus, kas nüüd on raha praegu? Praegu pole raha mul üldse. Nii et siis ülehomme ka ei lähe?
no kui politsei järgi tuleb, viigu ära. Ma ei taha sinna minna. Ma olen kunagi hullu, aga nii ja naad, no lööd inimese maha, siis ei anda mitte midagi. Väärin muud. Viktor on vastuoluline mees. Eriline viha tundub tal nüüd olevat juba naabrimemmede vastu. Põhjuseks jällegi koerad. No kui mind kinni pandas, no siis on vanamutides lõpp. Mis sa teed vanamutidega? Mina ei tee mitte midagi, sõbrad teevad. Need vaata, vanamutid käisid need koeratama siia, no sittuma koeri. Minu õue peal. Esialgse kokkuleppe järgi pidi Viktor Ilves 6 kuud reaalselt vanglas istuma. Kuna Viktor ei jäänud aga varem kokkulepitu juurde, siis prokurör, kaitse ning härra Ilves sõlmisid täna uue kokkuleppe, mille kohus ka kinnitas. Viktor Ilvese karistuseks määrati koera pussitamise eest 8 kuud vabaduse kaotust 3-aastase katseajaga. Riigi tuludesse peab Viktor Ilves maksma 6525 krooni. Sellele lisandub veel advokaadile makstav 790 krooni. Õnneks pole Tihemetsa memmedel vaja nüüd Viktorit ega ta sõpru karta, sest loomapiinaja jäeti vabadusse. Loodame, et Viktori sõbrad ei tule ka nüüd Tihemetsa memmesid kollitama ja hirmutama.